Siis on hästi. Nii. Vabandused, et seminar natuke liiga hilja toimub, aga nagu öeldakse, parem hilja kui mitte kunagi. Saime lõpuks ajad klappima ja teeme selle asja ära. Mina olen siis nagu öeldud Iadames, ma olen Discover ja Explore'i pikaajaline juhendaja ja teiste programmide juhendaja ka. Nii et võib-olla natuke midagi tean. Aga siin kohal olijad teevad arvatavasti sama palju kui mina. Nii, selle slaidi peale ma ei osanud väga midagi panna, lootusega, et Tartu Teaduskool vast ikka natukene toetab meid ja muudes asjades siis sõltub kohalikust omavalitsusest, kes üritus korraldada aitab. Et need hooaja sponsorid siis on erinevad, et kui hästi läheb, siis on Tallinna linn ja kui hästi läheb, siis on Kiili vallavalitsus ja kui hästi läheb, on Tartu linn ja nii edasi. Jah, ma võib-olla lisaks nii palju, et ma tegin ka taotlusvooru teadusagentuuri, kes tegelikult on meil ikkagi aeg-ajalt toetanud ja nii, et vaatame, kuidas sellega läheme. Just. Aitäh. Nii, eks siis mis see Discover siis meil on, et minu jaoks on nad ikka veel natukene mitte suupärased, aga no olgu peale. Discover on siis uurimusprogramm, mis on rõestud lastele vanuses 3–6 aastat ja Explore on uurimisprogramm, mis on mõeldud vanusele 6–9 aastat. Et meil Eestis siis käib ta natukene võib-olla teist jalga, et mujal maailmas on ta isegi pikemalt, aga siin uued tuuled on varsti puhumas jälle, et need numbrid ja vanuserühmad hakkavad jälle muutuma. Ja programm on siis mõeldud Firsti ja Lego grupi poolt välja. First on USA siis suur mittetulundusühing, mis on juba üle 30 aasta vana ja ta veab väga mitmel tasemel siis erinevaid robootika ja haridusprogramme, mis on mõeldud siis just selle leiutama kutsuvaks ja noori arendavaks selliseks taustsüsteemiks siis. Igal aastal kuulutatakse välja uus reaaleluline teema, valitakse tavaliselt välja siis sellest ÜRO poolt välja kuulutatud 17 erinevast maailmale olulisest teemast ja siis lapsed siis sellele teemale vastavalt oma hooajal siis kujundama hakkavad oma uurimustööd, robotit ja kõike muid asju, mis selle ümber siis hakatakse ehitama. Nii. Siit on siis näha, mida ja kui palju Eestis selle asjaga siis tehtud ja tegeletud on, et aastast 2013. Mina olen kambas siis 2014. aastast esialgu oma lastega ja pärast seda juba väga-väga suurelt, et ma vist alustasin mingisugune 30 meeskonnaga, tänaseks kipub see sinna 100 meeskonna kanti minema juba. Ja kui vanasti oli ta siis niimoodi, et oli nagu suuremate ürituse ja väiksemate ürituse natuke erinevad logod, siis nüüdseks on viimased 5 aastat olnud nii, et on logod kõigile sarnased, et siit võib olla vahel tekib mingi segadus, et kui vaadatakse vanemaid logosid. Aga nii nad siis meil jooksnud on. Mis siis tegema peab? Uurime reaalelulist probleemi. Mõne jaoks siis on see esimene sissejuhatus üldse teadusesse tehnikasse, et esimesed klassid, lasteaia lõpurühmad seal, et kuidas üldse alustada uurimustööga, mida selle jaoks teha, et oleks kindlad andmed, kuidas luua mingisugust prototüüpi ja kõike muud, et sellest räägime pärast ka täpsemalt. Siis sa ehitad siis disainid Legodest liikuva motoriseeritud mudeli, mis on siis vastava aasta teemaga seotud. Sellel aastal teemaks on meil arheoloogia ja kõik arheoloogiaga seonduv ja selles rütmis me siis ka liigume sel aastal. Ja mingisugune Lego lihtne masin võiks olla. Viimasel ajal on see Lego poolt ka väga lihtsaks meile tehtud selles mõttes, et see lihtne ja hammasülekanne võlkang või midagi muud on juba sellesse baasmudelisse sisse meile ehitatud, et noored ei pea ka väga palju selles mõttes vaeva nägema, aga alati võib rohkem, keegi ei keela. Ja siin on siis paar näidet, mulle ikka endiselt need meeldivad, hoolimata sellest, et koroona aeg oli õudne, siis see, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, on tegelikult täiesti omal kohal ka praegu, et võib teha neid tunde õues, võib teha neid tunde kuskil katuse all, võib teha neid tunde ka niimoodi, et meeskonna liikmed omavahel üldse kokku ei saa ja tegelikkuses asi töötab, kui õpetajal piisavalt viitsimist on. Et see on hästi tugevalt see õpetajapoolne osa siis tegelikult juures. Nii, ja hästi oluline siis selle kogu kupatuse juures on see, et tegutsetakse ühtse meeskonnana ja lõbu peab ka olema seal juures. Et ei ole nii, et
üks teeb ära ja ülejäänud norutavad nurgas või siis õpetaja teeb ära ja lapsed vaatavad pärast, et oi, mis me nüüd siis tegema peame, kuhu me sattunud oleme. Et see ühtne meeskond on hästi-hästi oluline ja selle ühtse meeskonna siis me tegelikult tunnis neid ettevalmistusi tehes ka tegelikkuses loome. Ja põhiväärtused on ka meie jaoks hästi olulised selles ürituses, et need on meil lausa kirja pandud, neid on olemas First College'i lehekülje peal ka, aga toon nad siis siin ka korra veel välja, et hästi oluline on siis see professionaalsus ja konkureeriv koostöö. Ehk siis ei ole nii, et mina teen ja sulle ei näita, vaid tegelikult teadusmaailmas ju ka me küll hoiame teatud asju iseendale, kui me hakkame seda ka raha teenima, aga hea oleks siiski oma ideid teistega jagada, sest et mida rohkem me jagame, seda rohkem võib-olla tuleb kuskilt kõrvalt ka mingeid uusi ägedaid mõtteid, ideid, kuidas meie asja veel paremaks saaks teha ja see viib maailma palju kiiremini edasi. Need põhiväärtused siis 6 tükki on sellised, et me avastame, uurime, me saame teada uusi asju, me oskame siis uusi ideid ellu viia ja saame seeläbi targemaks. Me teeme innovatsiooni ja uuendame, et me oleme loovad, sihikindlad, ei jäta pooleli. Et kui keegi ütleb, et inseneerias loovust ei ole, siis mina vaidlen väga vastu, et see võib-olla on isegi veel loovam kui mingisugune muu asi, sest et sa pead mõtlema ja suutma loovalt läheneda mitmel tasandil nendele probleemidele. Ja see loovus on ülimalt oluline, et mõnikord need kõige lennukamad ideed tegelikult viivad meid väga-väga ägedatesse kohtadesse väga kõrgele edasi. Loomulikult mõju, et me mõjutame teisi inimesi enda ümber nii selle oma loominguga ja vahetevahel ma toon ka õpilastele näiteid, kui me ka midagi tegemata jätame, ka sellel võib olla väga suur mõju, nii positiivne kui me negatiivne. Et kui me ikka klassis kõva karjume ja õpetajal õhtuks hääl ära on, siis võib-olla õpetaja kodus enam õhtul oma perega rääkida ei saa ja mõtle, kui kurb siis terve pere on. Et see on näiteks üks mõjunäide, negatiivne küll, aga positiivsed näiteid me saame ju ka tuua, eks ole, et kui me leiutame mingisuguse uue toote või teenuse, mis teeb inimestele elu lihtsamaks, siis meil jääb palju-palju rohkem võib-olla kuskil aega üle, mida me saame kasutada siis näiteks oma sõpradega koos aega veetmiseks hoopis või mingisuguse oma hobiga tegelemiseks, et jälle see mõju võib olla mitmekülgne. Loomulikult siis kaasamine on hästi oluline, me austame üksteist, mõistame üksteise erinevusi, ehk siis võib-olla ongi meeskonnas keegi, kes on väga tagasihoidlik ja ta ei ole taha rääkida näiteks omade asjadest, aga ta on suurepärane plakatijoonistaja, kirjutaja ja ta teeb meile väga ägeda plakati või ta on valmis meile ehitada mingisuguse mudeli, mis on täiesti ainulaadne, et iga meeskonna liige siis saab näidata selles meeskonna töös oma tugevusi. Me saame rõhutada seda, et tema saab hästi hakkama sellega ja teised kõrval toetavad teda ja kõik meeskond siis läbi selle ühise eesmärgi püstitamise jõuab siis kenasti oma võistlustöö või näitusetööga lõpuks ka valmis ja lõpuks sinna näitusele välja. Ja loomulikult siis ongi seesama, et see kaasamine omakorda viib järgmise põhiväärtuseni meeskonnatöö, et mida rohkem meid on, mida paremini me koos töötame, seda tugevad me koos oleme, seda paremini me asjad valmis saame, seda suurem meie valmis tehtud asi on, seda detailsem ja ilmselgelt ei tohi me unustada ka seda viimast 6. põhiväärtuse punkti, ehk siis lõpu peab kaasa olema, me naudime, me tähistame oma tööd, ehk siis tegelikkuses me lõpu ei tähenda seda, et me jookseme mööda klassi ringi, karjume ja röögime, sest et lihtsalt on äge, et tunnid said läbi ja nüüd on aeg, kus me saame teha seda, mida me tahame, vaid see lõpu tuleb meil läbi saavutuste, me pingutame, me natukene liigume edasi oma oskustega ja kui me oleme oma mugavustsoonist välja tulnud, siis tegelikkuses on väga hea tunne küll, kui sa jälle millegagi hakkama oled saanud. Nii et sa saad öelda, et täna ma olen tegelikult parem, kui ma olin eile juba. Nii, et siis mudel on siis see asi, mida tehakse valmis Lego juppidest. Iga meeskond selle siis koos valmis nuputab. Eelnevalt läbi arutades siis kõik koos ka, et mida me teeme, kuidas me teeme, kelle jaoks see asi vajalik on, mida me tahame siin näidata. Kasutada võib ainult Lego juppe ja Lego poolt toodetud juppe. Ja kui nüüd ongi siin see, et meil on küll ette antud mudel ka igal aastal, ma pärast näitan teile seda, ma olen ise ühe valmis ehitanud, siis ärge kasutage ehitamisel väga palju neid ette ehitatud Video või Spike'i enda mudeleid, et laske lastele omal loovusel lennata, las nad mõtlevad välja, olgu see siis nii logisev ja kokku, kui neil parasjagu tuleb, aga just see, et te lasete selle loovusel neil vabaks, et mõtlevad ise
et see on tunduvalt tegelikult neid edasi viiv ja julgustav ka samas sinna juurde, et ei ole see, et sinu asi ei kõlba, vaid mõtleme, kuidas me saame selle veel paremaks teha, veel paremini koos püsivaks või veel ägedamaks, et seda oleks inimestel hea vaadata ja kasutada. Iga mudeli juures võiks midagi liikuda, et ta peab olema motoriseeritud, ehk siis mudel, küll mõtleme selles mõttes kogu seda esitluse ala, et kui seal juba üks asi mootoriga liigub, siis teised asjad võivad paigal olla või käega liigutatavad, et on ka täiesti okei. Ei pea kasutama 3 mootorit või ma ei tea, mida seal. Peaks olema üks lihtne masin, ramp, kang, ülekanne, rihmaratas, hammasratas, kõik see on väga teretulnud, võivad olla ka mitu tükki neid seal peal, et siis lapsed saaksid läbi katsetada need erinevad asjad. Ja ta võiks mahtuda 38x38 alusplaadile, see on siis XL alusplaat, mis vanasti oli müügil. Lego on ise pannud ka mudelite karpidesse kaasa meile väiksemaid alusplaate, 16x16 nuppu, see vist äkki on 8 senti, ma praegu peast ei tea, palju see on, et siis saab ka mitmest alusplaadist seda asja teha, et on ka sellised variandid olemas. Aga jah, et olenevad ka kohalikus siis sellest korraldajast, et kui palju seda lauaruumi on, et seda võib-olla võiks enne järgi küsida, et tavaliselt antakse üks koolilaud meeskonnale, aga see üks koolilaud võib erineda, eks ole, et ühel puhul on see 2 koolilaud, ühel puhul on see 1 koolilaud, et tasub kohalikega siis, kes korraldavad üritust, igaks juhuks üle küsida enne, et siis on kindel, et millega saab minna. Siin on siis näha seda mudelit, pakki pilt, kõik, mis sellest välja tuleb, seal on lisaklotsid ka, et kas alustab täiesti esimest korda, ei pea nüüd kartma, et issa, mul ei ole Lego klotse ja nüüd on jumalast häda, et ma pean minema veel kuskilt midagi veel juurde ostma. Ei ole üldse asi nii hull, et kui teil on olemas see starterpakk, mis siin pildi peal näha on ja teil on olemas siis näiteks Bike Essentiali karp, siis sellest täiesti piisab juba esimeseks aastaks ja sellega saab väga palju juba ära teha ja noored on väga ägedad ja leiutavad igasuguseid asju sinna juurde. Siin on pildi peal näha siis ka selline suurem paberist või papist selline alusmatt, mida on viimased aastad juba kaasa pandud, et selle alusmati peal on siis ka toredad pildid. Seda karpi saab ära kasutada lisaks veel selle esitluse puhul ka, et kui tahate teha mitmetasandilist asja. Et kuna tegu arheoloogiaga on, siis on selline pinnase pilt seal peal ja natukene selline väljakaevamise laadset asja ka. Ja tuleb siis sealt välja selline kaevandusauto, mille saab ära motoriseerida natukene ja on siis selline mägi, mis on natuke seifi tüüpi, et ta seal avaneb huvitavalt, et ta saab natuke muukida siis ka seal, et kuidas ta siis avaneb ja kus kohas siis millises kultuurkihis, milliseid arheoloogilisi esemeid siis leida ka võib. Ja siis see inspiratsioonimudeli valmis ehitatud asi, et see peab kindlasti selles teie esitluses olemas olema. Seda võib alati täiendada, aga et jah, et see põhikonstruktsioon nii-öelda, see tuleks siis kindlasti kaasa võtta. Pluss siis lisaks see oma ehitatud maailm sinna veel juurde, et neid saaks oma vahel integreerida. Siin on inspiratsioonimudeli näiteid, Vellel on jälle hea meel, et näha oma vanu töid siin. Ma korra lisan võib-olla. Jah. Jah, tegelikult tuli küsimus ka tegelikult Anne käest, kes on meil siis ikkagi uus, et kui siin on see nii-öelda motoriseeritud mudel olemas, et kas siis võib enda mudelit motoriseerida, siis jah, loomulikult võib. Et võite teha nii palju motoriseeritud asju, kui tahate sinna, et see on kõik laste loovuses kinni. Ja teine asi, mida tahtsin lisada, oli see, et sa ütlesid, et neid klotse jääb üle ka sellest komplektist ja siis tõesti jah, klotse jääb üle. Võite juurde võtta oma Bike Essentiali, Viidu 2, mis iganes komplekti juurde. Ja tegelikult väga soovitame ka, et lapsed, kelle võib-olla kodus vedelevad mingid Lego klotsid, siis absoluutselt kõik Lego klotse võib kasutada, alates Tuplodest, lõpetades Harry Potterite, Friendsi sarjadega, mis iganes. Et selle koha pealt on hästi äge, sinna on toodud mingid piraadilaevu ja nii edasi. Kui lapsed on nõus oma Legodega ringi tulema, kaasa võtma ja pärast ilusti ära sorteerida tagasi, et nad kindlasti ilma ei jääks, siis absoluutselt kõiki Lego juppe võib kasutada. Ma pärast tegelikult oleks jõudnud ka, aga jah, see kindlasti on jah oluline, et võib kasutada kõiki Lego juppe. Tuplo läheb kokku kusjuures väiksemate Lego juppidega ka, et ei ole üldse probleemi. Ja ei pea motoriseerima tegelikkuses neid mudeleid, mida Lego kaasa annab, nad peavad peal olemas olema. Neid saab ka käega lahti keerata, ei ole ka probleemi. Et tegelikkuses võib motoriseerida täiesti vabalt oma mingisugust mudelit seal, mille ise koha peal välja mõelnud või seal tunnis välja mõelnud, et täiesti okei on see. Et ei ole piiranguid tegelikult selle koha pealt üldse.
Ja siin on ka tegelikult siis näha, et kui see on nüüd 5-6 aastat tagasi töö juba, et siis oli see nii-öelda mesilane ja mesitaru, mis on siin paremal pool näha, olid need ametlikud komplektid siis, aga motoriseeritud on hoopis see vasakpoolne mesilane siis, kes tegelikult tiirutas ringi hoopis ja keerutas selle oma posti otsas ja see motoriseeriti ära. Ja täiesti piisab sellest siis ka. Siin on näha natuke suuremaid töid, siin on näha Spike Prime'i juba tegelikkuses, mis on kasutusel ja ka samamoodi, eks ole, see maailm, see on nüüd siis paar aastat hiljem, kui oli teemaks liikumine. Siin mudel on natukene peidus, seal on näha niisugune lavamoodi asi, kes oskab vaadata ja siis on üks motoriseeritud masin, mis on liikuv liumägi, mis sõitis vastavalt sinna üritusele, kuhu vaja oli. Siin on jälle näha seda mesilaste teemat. On kaasatud ka, nagu näete, siis eks ole muid loomi siia, et oleks oma töö ägedam ja huvitavam ja siin on lausa viidu ühte kasutatud. Siin on ka sporditeemaline aasta jälle motoriseeritud on siis see põhimudel, mis on siin ees paremal, aga kõrval on siis juurde tehtud niisugune äge mänguväljak veel, et kuidas siis veel liikumisharrastust noortele veel paremini kättesaadavaks teha ja milline oleks siis nende unistuste mänguväljak, et see on siis ehitatud nendest lisaklotsidest siia juurde. Ja siin samamoodi, et on tehtud üks veekeskus koos kohvikute ja kõige muudega, et kui te vaatate, siis all vasakus nurgas on üks kokk meil või pagar, kes teeb saia, seal tal on väga uhke kübar pähe tehtud, see kokakübar. Ja kõik need ka taha üles sinna vasakule on näha, mismoodi on arvestatud sellega, et ka näiteks ratastoolis inimesed sellele mänguväljakule saaksid, et kõik sellised asjad saab nii-öelda läbi mõelda, sest selles komplektis on ka ratastoolid sees ja tegelikult on nendes essentiali komplektides ratastool, et lastega arutada ka näiteks ka selliseid probleeme sinna juurde veel. Ja neid siin ongi siis, et mudelit võib liigutada ükskõik milline Lego komplekt, ei ole selles piiranguid, tegelikult siit kellel on juba võimalus näpud taha saada nendele uutele komplektidele, mis meil siin ka tulemas on, need Lego AI ja Science ja lihtsalt Science komplektid. Ka see on täiesti lubatud, ei ole üldse probleemi ja võib ükskõik millised klotse siis ka tõesti juurde võtta, et on need tehnikukomplektid, on need tuplokomplektid, kõik asjad omavahel Lego ühilduvad, et laske ainult käia ja tõesti, kui lapsed tahavad kodust tuua kaasa oma asju, mina olen lubanud, aga just selle klausliga ma alati olen öelnud, et sa pead arvestama sellega, et kuna neid asju transporditakse ühest kohast teise, et siis võib su asi katki minna esiteks ja võib juhtuda see, et mõni jupp läheb kaduma. Et seda ma garanteerida sulle ei saa, aga kui sa tahad näiteks kodust tuua mingi valmis mudeli võistluspäevaks näiteks või näitusepäevaks kohale, ole lahke, võta too, vii samal päeval õhtul tagasi ka ja kõik on väga okei. Sina vastutad selle eest lihtsalt siis, et mitte siis õpetaja peab vastutama, et ta ühes tükis kokku jääb. Siis, mis veel tegema peab? Tuleb teha ka plakat, sest nagu ma ütlesin ka alguses, et uurimustöö on üks väga oluline osa sellest kõigest, siis plakati puhul nad näitavad siis seda, mida nad lisaks on uurinud. Tunnis ei toimu ainult ehitamine, vaid õpetaja ülesanne on siis ka noortele tegelikkuses rääkida sellest arheoloogi tööst, rääkida sellest, kui äge ja värvikirjav see maailm seal taga on, kui palju tegelikkuses on erinevaid arheoloogide töö nüansse, et ei ole ainult väljakaevamised see, millega tegeletakse, vaid on väga palju rohkem ja noored siis saavad oma tööd ja uurimustööd siis ka kajastada, et siin on natukene võib-olla õpetaja osa, et kui on õpetajal võimalus teha noortest pilti, kui nad käivad, et võib-olla mõni meeskond on nii äge, et läheb kohtub mõne kohaliku muuseumiga töötajaga, kes räägib meile sellest ajaloost ja muudest asjadest, et siis on võimalik sellist asja teha, kui kellelegi on võimalus kutsuda ajalooõpetaja näiteks samale tundi, et tema räägib mingisugustest asjadest ja arheoloogiast, ka jälle väga äge, et sellest mingisugune pilt teha, välja printida ja panna plakati peale, väga-väga vahva. Mis nüüd plakati nõuded on, et mina soovitan jälle seda, et ärge palun, siin eelmine oli ka näha, et lapsed on ise tegelikult kirjutanud selle, et ärge printige neid tekste välja, las nad kirjutavad ise. Esiteks peenmotoorika, me harjutame käekirja ja kõike muud sinna juurde, eks ole. Need kirjavead tulevad sinna väga armsalt sisse, las nad olla, ei ole üldse probleemi, nad ise mingisuguse aja pärast, kui neil need pildid alles jäävad, saavad itsitada, et issand, vaata, mis ma kirjutasin, et see kõik on väga okei. Et pange siis plakatile, et võidagi jagada selliseks 3 sektsiooniks selle, et uurimuse osa, et panevad kirja siin näiteks, et meie teema, mida nad siis sellest arheoloogiast otseselt uurivad,
täpsema valiku ja mis on see nende probleem, mille nad leidsid sealt ja mis on see lahendus näiteks ka tänapäeval. See lahendus ei pea nende oma originaalne olema, võid ka võtta selle, mis praegu kasutatakse, et ei pea seda asja nii keeruliseks ajama, aga kui keegi jõuab mingisuguse ägeda lahenduseni seal, mis võib olla ka täiesti niisugune ulme teema, lasku käia, pangu kirja, see on ainult äge, et on olnud siin näiteid meil varasemast aastast ka, kus meeskond on leidnud mingisuguse täiesti ulmelise nanorobotite teema, kus mesitarusse lähevad nanorobotid, kes mesilaste seljas olevad parasiite hävitavad ja teate 8 aastat hiljem sellega näiteks mis ta see Ameerikas on see, läks meelest ära, see kõige kõvem tehnoloogiaülikool meil tegeles tegelikult päriselt ka selle arendamisega ja noh, ongi, et me kunagi ei saa öelda, et seda pärast kunagi hiljem ei tehta. Ehk siis uurimustöö osa. Võib sinna panna pilte, võib sinna panna lapsed ise joonistada pilte sellest olukorrast, mida nad uurivad, kõik on väga okei. Siis ehitage, katsetage, kuidas oma programmi koostada ja need asjad. Las nad joonistavad oma programmi näiteks sinna plakati peale. Et näiteks eriti siis, kui teil on meeskondi palju, tahvlite peate meeskondade vahel jagama, neil on selles mõttes ka lihtsamalt, kui nad lähevad näitusele, nad saavad sealt maha spikerdada, kui nad ära unustavad, mis meie programm ikkagi oli. Ja seda mudelit ka natuke sinna peale tutvustada, programmi tutvustada, et kui nad teevadki sinna peale näiteks hammasülekanne, kui nad teevad sinna peale mingisuguse rambi, võivad ka natuke seda tutvustada, mis siis ramp on, mis siis hammasülekanne on, pildina, võivad tekstile selle sinna panna, kõik on väga hästi, ainult nii, kuidas noored ise tahavad. Ja loomulikult siis jagada oma infot ja oma meeskonna kohta ka infot. Et kes see meeskond on, kellega me siis tuleme tutvuma siia laua juurde ka. Et meeskonna liikmete nimed, millega siis nad kõige rohkem vastutasid, mida nad uut näiteks sel aastal õppisid, võib sinna kirja panna. Ei pea panema pikka juttu, võib panna lihtsalt, et Jaan, tema vastutas näiteks plakati joonistamise eest ja sel aastal õppis näiteks, et arheoloogid kasutavad 3D printereid. Noh. Ja juba on tal olemas ka need jutupunktid, mida ta saab näiteks ka siis juba selle esitluse esitamisel näitusel juba rääkima hakata, et kui tal seal võiks mingisugune suhtlemiskramp, et siis saab juba küsida, et kes meil see Jaan on? Sina, kui äge, näed, sa oled siis niisuguseid asju kirjutatud, räägi, mida sa siis tegid täpsemalt. Ja see annab talle nagu selle lihtsama ülemineku sellest krambist, et oota, aga tegelikult ma tegin küll, aga ma saangi näidata täpselt, mida ma siis tegin. Et ta jää kinni kuskile sinna. Siis siin on mõned plakatite näited. Siin on väga palju pilte, siin on nüüd siis see teksti osa ka, et mina soovitaks seda teha niimoodi, et nad ise kirjutavad, las nad siis möllavad seal ja see on nüüd niisugune hea näide sellest plakatist ka sellepärast, et ta on ilusti papi taustal, et kui õpetajatel on võimalus, te võite seda niimoodi teha, aga kui teil ei ole võimalus selliseid suuri plakateid teha, ostke kasvõi IKEA-st rullpaberit, joonistage sinna peale, kleepige see pärast kahepoolse maalriteibiga või ühepoolse maalriteibiga laua ette põrandale sinna niimoodi, et on ta olemas seal ja hindajad, kes tulevad või innustajad, kes tulevad pärast laua juurde, on piisavalt võimekad, et nad suudavad ka laua ette maha istuda ja seal koos meeskonnaga seda asja arutada, et see protsess seal näitusel tegelikult käib niimoodi lõbusalt, toredalt, et ei ole mingisugust akadeemilist, kõik seisavad tikksirgelt ja räägivad oma asjast. Ei, see toimub nii, et noortel endal oleks mugav, et neil oleks tore lõbus, et neil ei tekiks seda krampi ja see on siis üks näituse näide, näiteks, et ongi siin on see mudel, on nende programm ja on plakat, mida nad siis kõik esitavad selle näituse jooksul ka. Ta võiks olla sellistes suurustes see plakat, sisaldab meeskonna infot, meeskonna pilti, kui saab, aga ei pea. Sisaldab siis uurimuste infot selle teema kohta, mis praegu sel aastal on, sisaldab infot mudeli kohta ja võib olla ka need põhiväärtuste järgimise näited, et see võib olla iga meeskonna liikme taga näiteks või kuskil meeskonna nime taga, et vaat meie meeskonnale meeldib kõige rohkem see põhiväärtus sellepärast, et ja endiselt rõhutan üle, et see on laste tehtud juhendi abiga, joonistada näiteks tahvli peale pildi sellest plakati ülesehitusest, näitate võib-olla näpuga, et näete, vaadake siiapoole, serva, pange siis oma nime, et kirjutage sinna taha, mida te teete siiapoole, pange need laused, võib-olla aidata natuke sõnastada, aga see kirjutamise protsess ja kõik see peaks tulema noortelt endalt. Ja siis veel siin mõned plakati näited, näiteks mulle siin ka väga meeldib, et noored on siin natukene võib-olla mõelnud koos õpetajaga selle pealt, et teha meeskonda logo näiteks juba siin, eks ole, et natuke sellega tegelenud, et oleks värvilisem, oleks seda kirjutatud natuke rohkem. Siin on, eks ole, meeskonnaliikmete pildid, kuidas te seda teeme, eks ole. Siia on kirjutatud, et meie plakat on tühi,
kes näeb, eks ole, paneb tähele, aga ei olegi tegelikult nagu väga tühjad, ikkagi mingisugused laused ju on siin peal, et juba see on täiesti okei, et esimesel klassil me ei oota ju ka mingisugust väga-väga suurt ja põhjalikku 3 leheküljelist uurimustööd, et kui juba paari lausega on suudetud midagi paika panna ja kirja panna, on väga-väga hästi. Siin on veel mõningad näited, ma ise näiteks kasutan viimaselt aastatel sellist taktikat, et ma saadan lastele koju töölehe vanematele väljaprintimiseks või siis nad teevad ise selle nii-öelda teksti põhjal sealt mingisuguse oma A4 paberi, kuhu nad siis kirjutavadki näiteks, mida ma selle aasta teema puhul õppisin, mis on minu näiteks selle aasta puhul, mis on minu lemmik Eesti ajalooline paik, kuhu ma kindlasti tahaksin tagasi minna, mis on minu kõige põnevam ajalooline leid, mida ma olen näinud kuskil, et ma ei tea, kellele meeldivad viikingite mõõgad ja kellele meeldivad printsesside kleidid ja kellele meeldivad hoopis mingisugused muud asjad, et saab selle seal välja tuua, saab siin välja tuua näiteks põhiväärtuste erinevaid aspekte samamoodi, et kas joonistada näiteks siin ka suhteliselt plakati või selle slaidi keskel on näha üks põhiväärtuste selline eraldi leht, kus kohas on siis meeskond joonistanud erinevaid põhiväärtustega seotud kriipsujukusid, mida nad siis näitavad, et kuidas nende meeskond siis on ka põhiväärtusi järginud. Nüüd eelmise hooaja statistikat natuke ka, et eelmisel hooajal oli meil üle 1300 lapse Eestis kaasatud, 304 ja natuke rohkem meeskonda, 13 kohalikku näitust ja kahjuks siiamaani ei ole keegi läinud uuesti siis World Festivalile, et üks Eesti meeskond on seal käinud 2019 aastal, siis tegelikult on meil Eesti meeskonnaga võimalik ka minna sinna Houstonisse, Ameerikasse, see toimub alati aprillikuus, et kui kellelgi on hästi ägedaid lapsevanemaid ja lapsi, kellega minna ja loomulikult raha ka, et siis võib sinna minna, et kogemus on omaette väärt seda. Ütlen kohe ka ära, et inglise keelt ei pea oskama meie meeskond, kes sinna läks 2019 aastal, oli teise klassi õpilane, kohe esimesse klassi minev õpilane ja üks lasteaja eelviimases rühmas olev noormees ja nad said edukalt hakkama. Lõpuks oli kõigil selge, kuidas küsida inglise keeles pastakaid, kleepse ja komme. Ja kui mindi siis sinna ruumi, kus töökohta küsiti, siis oli neil tõlk kenasti olemas, kes rääkis nende info üle seal kõik ja ei pea üldse kartma seda, et lapsed hakkama ei saa. Väga hästi saavad hakkama, kogemus ja mälestus eluks ajaks. Nii, eriti ütlen seda praegu Tartu omadele, kusjuures, et Tartust ma tean, et on minemas üks suurte meeskond sinna, et kui te poogite ennast sellele suurte meeskonnale kaasa sinna, siis äkki saab mingisuguseid kulusid ka natuke vähemaks. Nii, välisvõistlused siis, eks ole, siin on näha see meeskond meil, et loomulikult saadi sealt ka siis üks karikas, medalid kõigile ja siin on siis vasakpoolsel pildil ka näha, mismoodi noored tutvustavad inglise keeles, kus juba selleks momendiks oma tööd ka teistele riikidele, et see paras niisugune viipekeel vahepeal oli seal, aga nad said kõik hakkama, et selles mõttes on endiselt väga-väga kihvt kogemus, tasub minna, kui on vähegi võimalust. Kui nüüd on siin esimese aasta meeskonna juhendajaid ja esimese aasta meeskondis, mida võiks teha esimese aasta meeskonna juhendaja? Näiteks vaatad ümberringi ja mõtled selle peale ja lased noortele öelda, et kui nüüd arheoloog tuleks siia klassi, siis mis on see, mida tema näeks, mis on sellised vanad asjad või mille kohta tema tahaks teada, et miks see asjad siin klassis on. Kindlasti leidub kuskil kriidiga tahvleid, kindlasti leidub kuskil mingisuguseid veidi vanemaid asju, kus on seal klassis ja kui ei leidu, saab selle küsimuse esitada niimoodi, mida 100 või 1000 aasta pärast siit klassist oleks asjad, mida arheoloog tahaks leida ja kui ta need leiaks, siis mida ta nende kohta arvata võiks. Näiteks minul on endal väga hea näide selle kohta, et kui keegi tuleks minu tagaaeda väljakaevamisi tegema, siis ta saaks väga huvitavaid väljakaevamise asju siin ja arvatavasti peaks minu tagaaeda selliseks väga pühaks paigaks, kuhu toodi ohvreid, sest minu tagaaia muru on täis väikseid legoklotse. Sest kuna ma need suvel pesen siin õues ja kuivatan, et siis kindlasti pudeleb sinna muru vahele ka midagi ja siis sealt neid üles väga hästi ei leia enam. Nii et ongi, et mida siis see tuleviku arheoloog võiks leida, et mis on tema jaoks leidmist väärt asjad, et kas need riided, mis meil seljas näiteks on või midagi muud sellist. Nüüd kindlasti tuleb rõhutada seda, et kui arheoloogidest rääkida, siis kahjuks dinosaurused arheoloogia alla ei lähe. Et tegelikkuses siis arheoloogiaks loetakse kõike seda, mis on inimtekkeline ja inimese poolt loodud.
et seda on meile arheoloogid siin suurematega koos, kui ma olen käinud, väga-väga palju rääkinud ja rõhutanud, et arheoloogid tegelevad inimestega, paleontoloogid on siis need, kes tegelevad dinosaurustega ja nemad kahjuks korraga ühes osakonnas nii-öelda olla ei saa. Ja ongi siis, et mismoodi saab inimestega seotud ajalugu uurida, mis selleks siis võimalik teha on. Et siin selle varasema aasta jooksul, kui ma olen suurematega erinevates kohtades käinud, on väga ägedaid minu endagi silmaringi laiendavaid arutelusid ja vestlusi meil olnud siin, et näiteks kui tuua neid valdkondi, siis näiteks, et arheoloogia tegelikkuses hõlmab siis esimese inimese jalajälgedest kuni lõpetada siis tegelikult praktiliselt tänapäevani välja, et siin arheoloogia Eesti Vabariigis kätkeb ka näiteks metsavändade tegevust, on Eesti arheoloogiline, esimene ja teine maailmasõda on arheoloogiline juba, sest on vaja kuskilt välja kaevata, sellega tegeletakse. Aga enamasti, kui me arheoloogiliste kaevamistega tegeleme, mõtleme ikkagi selle peale, et see on kuskil seal keskaed ja varasem asi, aga tegelikult see päris nii ei ole küll. Et arheoloogia alla näiteks lähevad ka erinevad ajalooliste isikute kleidid, et kuidas neid säilitada, et siid on väga habras. Näiteks kui on leitud mingisugused hauad, kui siin oli Jumalamaa kiriku põlengud, siis võeti ka lahti näiteks mõned hauad, sealt leiti mingisuguseid luukeresid, kellel oli säilinud mingisuguseid rõivaid, nende säilitamine, nende uurimine, kuidas kunagi vanasti rõivaid loodi, et Eestis on näiteks Katariina käigus Tallinnas on üks väga ilus niisugune naisterahva hauaplaat, mille peal on tal väga kenad keskaegsed riided seljas ja kuidas nende riietuse pealt siis selle kiviplaadi pealt arheoloogid leiavad välja selle, millised olid rõivad, mida kunagi kanti ja nad loovad neid taas. Ehk siis ka need taaskehastajad, kui teil on kuskil kohas näiteks võimalik leida taaskehastajad, kes on veel viikingite, muinasaja, keskaja taaskehastajad, kutsuge nendele külla. Näiteks. Ma tean ka, et Tartus on väga tugevalt olemas meile rüütliturniiride korraldajad, kes osalevad erinevates üritustes ka, et saavad tulla tutvustada näiteks noortele, kindlasti väga põnev poistele eriti, igasugused relvi, raudrüüsid ja muid siukseid asju, et kõik see tegelikult läheb selle arheoloogiaga ilusti kenasti haakub. Või siis näiteks seda, et kuidas uuritakse mõnda väljakaevamiste kohta, ja väljakaevamine ei ole ainult see, ma selle potikillu sealt leian. Selle potikillu pealt on tänapäeval võimalik keemikutel leida kõrbenud potikillu pealt eriti seda, mida kunagi vanasti söödi. Nii et tänapäeval saab ka tuua võrdlus, et kui ema viskab kõrbenud poti minema kuskile prügimäele, siis 1000 aasta pärast selle poti põhjast on võimalik siis aru saada, mida sinna põhja kõrvetati. Lastele teeb see arvatavasti väga nalja, aga no võt näed, mismoodi on võimalik siis asju arheoloogidel leida. Siis näiteks see, et kui meil on mingisugune kiviaegne asum, eks ole, me leiame sealt näiteks mingisugune veskikivi koha, siis selle veskikivi ümbrusest pinnasest on võimalik leida keemikutel üles õietolm ja ka erinevad viljaterad, et siis selle järgi teha järeldusi, milliseid sööke kunagi siis tehti, millist vilja kasutati, kõike muu selline, et see läheb juba niisuguse keemikutöö koha peale rohkem. Siis näiteks kui kaevatakse välja inimluukeresid, siis see on jälle omaette haruarheoloogias, et just täpselt, et mis inimesed, nende luude järgi on võimalik ka jälle teada saada, mis sööke söödi. Samamoodi näiteks, et kui on inimesel hambakivi, siis hambakivist ka see tekib ainult magusaid toiduaineid süües, et seda varasetel inimestel hambakivi näiteks üldse ei olnudki, aga vanematel siin keskaegsed inimestel hambakivi juba on, et seal saab jälle teada, et mida inimene sõi, kui vana ta on, mis haigusi ta põdes, ka seda saab luude järgi selgeks teha, et jälle niisugune põnev asi, mida vaadata, teha, uurida noortega koos. Siis kuidas väljakaevamise üldse teha, et millised pinnased sealt kätte saadakse, et kas mul on seal, nagu nüüd ka Tallinnast tuli jälle välja, pandi tööd seisma, eks ole, arheoloogidel on pidu, ehitajatel ei ole nii suur pidu, et millises kihistuses midagi leitakse, et see väljakaevamine toimub kohati pintsli ja kelluga ja kui selles öeldakse, et pintsliga väga ei olegi hea välja kaevada, et pintsel kahjustab ja kraabib selle leiu ära seal. Et jällegi sellised detailid, mida saab leida, et need materjali tegelikult ja igasugused YouTube'i videosid on hästi-hästi palju ja neid valdkondi, kuhu edasi minna. Näiteks, et ka arhiivimaterjal, et kuidas arheoloog üldse jõuab selleni, et seal kohas on see väljakaevamiste koht, et ta kõigepealt peab töötama läbi hunniku arhiivimaterjali, mis tähendab seda, et tegelikult arhiivimaterjali tuleks pildistada, neid üles leida, sealt võib-olla AI meile abiks tänapäeval, kuidas arhiivimaterjali läbi töötada. Meil on
meeskonnad, kes on siin head, uurivad lidaritega maapinda, et tuvastada mingisuguseid erilisi pinnavorme, et kus kohas võib-olla on mingisugune varjatud endine kindluse koht või midagi muud sellist, et on võimalik neid tuvastada droonidega ja igasuguste muude sihukeste asjadega, et see arheoloogia tänapäeval on väga-väga lai mõiste. Ja ongi siis, et neid asju nagu noortega läbi arutada, vaadata erinevaid videosid, mida te YouTube'is näete, ei ole hullu, kui nad on inglise keeles, te suudate need lastele ära tõlkida samal ajal, kui video taustaks käib, vaadake ise erinevad läbi ja siis lapsed tegelikult saavad väga-väga palju infot sealt teada ja sealt läheb juba nende fantaasia väga kenasti tööle ka. Et ongi küsimus, et millised arheoloogiga töökohti sa tead. Enamasti räägitakse ainult väljakaevajatest, aga nagu ma praegu juba rääkisin, et sulle neid võimalusi, kuidas arheoloogi tööd nagu põnevamaks teha, kuidas ja mida seal rääkida, on väga-väga palju. Nii, siis välja, mis arheoloogid, mis abi nad vajavad. Et ongi, et kas neil on vaja mingisugust kraanajuhti, kes seal midagi hoopis tõstab monoliidina välja, et mul üks meeskond, kes uuribki monoliitide, mis on siis suur 3-tonnine pinnas, mida arheoloog tahab tuua tervena omale laborisse, sest et selles laboris on tal võimalik palju täpsemalt uurida seda pinnast, mis ümbritseb seda arheoloogilist leidu, et kuidas sa selle pinnase tüki 3 tonni saad kuskilt metsa alt välja tõsta, nii et mitte midagi ei liigu seal pinnases ja viia selle siis ühest tükist siia laborisse, et äkki hoopis kraanajuhti vaja sellele arheoloogile sinna kõrvale sõbraks. Ja no muidugi niisugused naljakaid asju, mida noored ka kindlasti väga armastavad, aga võib-olla õpetajad mingiga mitte, aga näiteks miks pärast kunagistel kindlustel olid küljes niisugused naljakad linnupesa moodi välja ulatuvad asjad, et see oli tegelikult kunagine WC ja kunagised WC-d ja nende alused on väga-väga rikas arheoloogiline leiukoht. Tänapäeval võib-olla 300 aastat hiljem see keskaegse kindluse või 400 aastat hiljem selle keskaegse kindluse WC näiteks Paide Vallitorist leiti sealt üks mündiaare, väga suur. Kui vaenlane tuli vallutama, oli vaja see müntide aare kuskil ära peita, kõige parem koht, kuhu inimene tavaliselt ei taha väga minna selle sorkima, kui ta ei tea, et see midagi on. Ikka WC-sse saab asju ära peita, eks ole. Nii et see on ka niisugune hea ja huvitav asi, mida siis noortega rääkida ja arutada. Nii. Ja lõpuks siis valida sellest suurest rääkimise infost välja siis see üks kõige põnevaim, lihtsaim, väljakutseid pakkuvaim osakene ja sellega siis noortega rohkem tegelema hakata, et ütleme, esimene tund raudselt läheb lihtsalt noortega arutamise peale just nendest teemadest, et mida arheoloog üldse teeb, kes ta siukene on, mis väljakutsed tal on, et ehitamise ja plakati tegemisele jõuagi seal. Ja siis, kui te leiate siis selle juba spetsiifilisema detaili, mida siis uurima hakata, uurige selle kohta rohkem, andke kodusid üles, saatke vanematele kiri, et võt, näed, praegu tegeleme sellega, uurige välja ja püüdke siis leida mingisugune uus lahendus sellele ka või siis kas olevat lahendust tutvusta, et mis muudab selle arheoloogi ja uurijate töö lihtsamaks. Ja loomulikult siis ehitage see meeskonna mudel, katsetage, kas see töötab, tehke veel paremaks, tehke veel detailsemaks, et mul on siin, ei ole, Anne Jörst oli kõige, et kasutage seda inspiratsioonimudelit, proovige motoriseerida midagi, eks ole, ja mõelge kastist välja, et siin mul on pildi peale pandud ka, kui keegi paneb tähele, on ehitatud tagurpidi klotsidesse asi, et võib-olla vahetevahel ongi, et anda noortele üles, aga mõtle nüüd, et sa ehitad tagurpidi, kuidas siis see asi töötama hakkab. Ja see paneb fantaasia lendama, jõuate hoopis kuskile teistesse piiridesse välja. Loomulikult jagage oma tööd, harjutage esitlemist, jagage teiste meeskondadega, kui teil on õnn omada ühes grupis mitut meeskonda, siis on see eriti hea ja lihtne. Valmistage see plakat, kasutage seda koos meeskonna mudeliga loomulikult, eks ole, et te saate ühega toetada teist. Osalege näitusel, rääkige seal teistele, mida te saate teada. Ja kutsuge ka pereliikmeid ja sõpru või koolis klassile näiteks ka, et tutvustage oma tööd, et see annab lastele võimaluse sellest rääkida, nad on uhked oma töö üle. Ja kui teil on võimalus kasutada inseneri töövihikut, mida Ramon lubas, et järgmiseks nädalaks saab see olema kuskil üleval, et siis võite seda kasutada. Nii, ja tule näitusele ilmselgelt. Loomulikult ilma selleta ei saa, sest see on noortele väga-väga äge, et need, kes meil näitusid korraldavad, on suutnud need näitused teha väga-väga toredaks, vahvaks noortele, et terve päev võib seal lausa ära minna, et ei ole ainult see näituse tegevused, vaid on muid tegevusi sinna ka kaasatud.
et näituses ma räägin veel pärast täpsemalt ka ja siin on näha ka seda plakati tutvustamist, et istutaksegi lava ees, seal vaadatakse seda plakatit, räägitakse koos meeskonna läbi, et mis nüüd juhtus, mis toimub, miks te niimoodi tegite ja meeskond saab rõõmsalt rääkida. Ja siin on näiteks näha siis ka natuke neid töölehti veel, eks ole, ja siin on tegelikult ka näha, need konkreetsed lehed on siis tehtud koroona ajal lausa, et siis me ju kokku ei saanud, vaid me tegime virtuaalse näituse, kui kellelgi on ka tõesti see olukord, ta näitusele tulla ei saa, andke teada. Me teeme mingisuguse virtuaalse asja siis ka kasvõi, et panete kuhugile ülesse. Me leiame need vabatahtlikud ja hindajad, kes tulevad teie näitust virtuaalselt vaatama, saame teha kasvõi mingisuguse online üle võrgu asja ja teeme selle asja ära, et ükski laps ei jääks ilma sellest toredast kogemusest, et ta saab oma asju esitada. Õpetaja väljakutse on selle kõige juures jääda enam-vähem mõistuse juurde. Et mina oma sõjameeskonnaga tavaliselt üritan siis võimalikult seda asja süstematiseerida ja automatiseerida, et mina alati kogun oma meeskondade tööd kõigepealt enda juurde kokku, et see transpordi osa on hästi oluline, et õpilastele kõige parem on seda tööd transporti. Mina olen leidnud banaanikastis, sinna enam-vähem mahub sisse ka see suur 40x40 plaat, et just kaane sisse, põhja sisse võib-olla ei mahu, aga selle banaanikasti kaane sisse, sinna ta mahub ära, nipud ja näped. Ja võite lastele öelda ka, et nemad peavad vastutama, et nemad ehitavad insenerid ikkagi tugeva töö, mis transpordi käigus katki ei lähe, sest et minul on alati neile varnast võtta, et te võite seda sama juttu kasutada, kui tahate, et mind pidas kinni Tallinna linnas politsei selle ees, et ma liiga aeglaselt sõitsin. Kui küsimus tuli siis, et mul aknast, et näed, aga miks te nii aeglaselt sõidate, siis mina vastasin väga konkreetselt, et teate, ei saanud kiiremini sõita, sest laste tööd lähevad katki. Ja selle peale öeldi mulle, et järgmine kord öelge lastele edasi, et ehitu tugevamalt, sest et õpetaja ei tohi töödega transpordil teisi liiklejaid segada. Nii et täiesti tõsiselt lugu ei valeta. Nüüd missiooniks tunnis, kui te hakkate seda meeskonda moodustama, on, et siis, et kuni 6-liikmeline meeskond, parim meeskond on 4, 5, 6 saavad ka hakkama, kui väga head sõbrad, aga peab kindlasti jälgima, et keegi siis nii-öelda niisama sinna ainult krotsi otsima jääks, et igal meeskonna liikmel oleks oma tegevus ka. Leiate siis selle oma kindla tööarheoloogide juures, mis see on kõige põnevam meeskonnale tundub, ja mõelge välja, kuidas tööd lihtsamaks teha. Aega andke 5 minutit näiteks, et see on selline esimene meeskonna ülesanne siis, et millega üldse pihta hakata. Las nad panevad kuskile kirja selle paberi peale ka. On need paresead seda paberit, kui pärast võib kasutada ka selle plakati peale, et see oli meie esimene ajurünnak. Tada, tegime siukse asja. Meeskonna kohtumist abimees, nagu ütlesin, siis on Ramoni poolt tuleb. Seal on kokku 12 kohtumise info. Mõned kohtumised kestavad 60 minutit, mõned on natuke pikemad. Ei pea kõike sealt tegema. See on selline soovituslik suunatud õpetajale. Õpetaja võib selle läbi töötada, võtta sealt selle, mis temale tunnis sobib ja kasutada ainult seda osa. Ei pea üldse kasutama, on ka täiesti lubatud. Ja seal on selline soovituslik ülesehitus, et kuidas keegi ise parasjagu tunneb ja tahab. See meeskonna kohtumise abimees algab tahtliselt lühikese ülevaatega, annab sellise tunniks päevate materjalide nimekirja, mida teil sellel tunnil vaja on teha, kirjeldab õpitulemusi, valgustab seda, mis on vaja ette valmistada, siis seal sissejuhatavad ülesanded, muud asjad, et need on tegelikult 2 erinevat dokumenti. Raman, ma ei tea, kas sa teed mõlemad või sa teed ainult ühe või kuidas praegu on, kas on üks dokument 2 peale kokku juba? On ikka mõlemad olemas selles mõttes, et selle inseneri töövihiku või teadlase töövihiku teeme kindlasti see meeskonna kohtumise abimees, et see on siuke, ühesõnaga jah, püüame teha. Ma arvan, et ta võib jääda ka ingliskeelseks, sest tänapäeval me oleme kõik tegelikkuses vist ikkagi suhteliselt ingliskeele oskajad ja kui ei ole, siis sealt on võimalik tekstiga copy ja paste panna chat GPT-sse või translate ja saab hakkama tegelikult ka. Et töövihik on pigem niisugune, mis on nagu lastele suunatud, et selle tõgib ära ka see meeskonna kohtumist abimees. Et pane see ka üles sinna materjalide alla, et saab seda kasutada, kellel tunne on, et ta tahab. Aga endiselt, et tegelikult saab ka selle teadlase töövihiku abil need tunnid väga läbi viia. No inglise keeles asjal on juba üleval kodulehel, et seda küll. Ahah, okei, no võt, väga hea. Ja siis tulebki tegutsema hakata. Ja meeskonna kohtumist abimehe 10-11 peatükk siis tegelikult ongi see meeskonna plakati valmistamine ja nende nii-öelda esitluste läbiviimise osa, et teha seda intervjuud, mängida see läbi
et siin on mul ka üks vahva tüdrukute meeskond, nagu näete, on pildid plakati peale juba kleebitud, teksti on sinna ka natuke saanud ja võite teha sellist intervjuu stiilis sellist meeskondade intervjuud siis, et näiteks, et kas sa oled mõnes lossis käinud või ajaloolises kohas, mis sulle selle ajaloo juures üldse meeldib, mida sa sellel hooajal õppisid, mis oli sinu roll meeskonnas, mida sa mudeli juures tegid ja las nad siis tutvustavad, eks ole, seda uurimuse ehitamise ja jagamise 3 osa, pluss siis oma tööd, siis ka seda füüsilist tööd, mida nad valmis ehitanud on. Valmistate jagama, eks ole, sa räägid, mis teada saanud olete, ma natuke kordan, et teda abimehe raamatus on nad niimoodi natuke kordavad samamoodi. Ja aidake seda esinemist lihvida neil ka, et harjutage silmsidet, tutvustage neile tunnustajad, kes nad üldse on sellised, miks nad sinna tulevad. Mängige tunnustajad läbi ja ma võin teile öelda, et raudselt leidub teil mõni laps, kes ütleb, et oi, ma ei julge, ma ei saa, ma ei taha. Ärge siis öelge neile kohe, et ei, sa pead käed puusas, vaid ütle, et ära muretse, see on meil meeskonnatöö, sa tuled kohale, teised räägivad sinu eest ära, sa oled kohale, kui vaja on, siis näitad, mis sinu töö on. Sellest enamasti piisab. Aga mul on olnud ka ekstreemseid olukordi, kus üks noormees ütles, et tema ei taha tulla. Tema kardab. Ja kuna endiselt oli tegu meeskonnatööga, me valmistame selleks asjaks ette 4 nädalat, siis ta ütles ka talle, et ära muretse, sa teed tunnist töö ära ja me toome su medali koju. Et ei ole üldse mingisugust pinget, et tee ikkagi kaasa. Aga me isaga leppisime kokku poisiga sellise loo, et ta tuleb ikkagi näitusele, aga ta tuleb vaatama, mis teised teevad. Ja kui ta siis näitusel isaga koos jõudis, siis ta loomulikult tuli ka oma meeskonna väljaki juurest läbi sealt ja avastas, et transpordi käigus oli tema ehitatud osa natuke katki läinud. Mida ta hakkas siis parandama seal ja siis ta jäigi sinna meeskonna juurde, sest sõbrad olid ka seal, tore oli rääkida ja vaadata siis ka, mis teised teevad ja siis ühel momendil tulid mingisugused võõrad inimesed tema laua juurde ja meeskond rääkis ja tema rääkis ja siis tuli teine mingisugune kamp, kellega ta ka jälle rääkis seal ja ühel momendil oli ta lava peal ja sai medali ja tegi pilti ja kõik oli nagu suurepärane. Ja kui ta järgmine kord mulle tundi tuli ja nägu säravas pääst, pedal oli kaelas ja küsis mu käest silmade särades, õpeta, millal me jälle lähme. Ja siis tegelikkuses see üritus on tehtud nii leebeks, mõnusaks ja nunnuks nendele väikestele, et seal ei ole mitte midagi karta. Ja isegi kui see meeskond seal plakat läks katki, ehitus läks puruks, programm ei tööta, ei ole mitte midagi hullu sellest ka, sellepärast, et need hindajad näevad, et sa oled püüdnud ja teinud ja nad tunnustavad seda just seal ka. Et see protsess on oluline, et sa oled tulnud siia, sa oled tahtnud seda asja teha, sa oled uurinud ja sa oled tubli. Nii, lisaks sellele on meil kõrval ka Discover programm lasteaiale. Veel, ma saan aru, et viimast aastat, kuna programm muutub ja seda olen teinud mina, on teinud veel mõned siin ja see on tegelikult siis sarnane natukene. Vanuses 3–6 kasutatakse tuploklotse ja ta on sarnane turnide ülesehitus tegelikult tegu Exploris. Aga mina teen seda natuke teistmoodi selles mõttes, et mina lähen lasteaeda kohale ja jagan rühmadesse laiali siis need komplektid. Nii siis Discover kui ka Explori komplektid olenevad seal siis, ütleme, need 5-6 ja 6-7 saavad juba siis need suuremate komplektid tegelikkuses kätte. Ja nad teevad rühmades mulle varasemalt koos oma juhendajatega ja kasvatajatega need mudelid valmis. Seejärel nad natuke rühma siis vastavalt õpetaja ja kasvataja sellele viitsimisele, soovile ja tahtele natuke ka siis joonistavad selle teema kohta mõnes tunnis midagi või arutavad kuskil selle ehituse käigus seda teemat. Ja seejärel tulevad mulle lasteaia suurde saali ja me ehitame siis kokku lisaks sinna teile oma suure maailma nendest, et igale rühmale on siis seal kuskil 45 minutit tund aega, kus siis sellel aastal arvatasime ehitame igasugused losse ja kindluseid ja piraadilaeva jumal teab mida kõike. Ja nemad saavad siis oma tööd, mida siis suures saalis ehitavad, lisada sellele kogu suurele tööle ja päeva lõpus on siis näitus, kus kõik lapsevanemad tulevad läbi ja loomulikult kõik saavad siis ka medali jälle, et siis seda näitust läbi viia. Julgustan seda ka, et mina teen näiteks seda üritust üldse septembrikuus, et ei pea tegema ja nüüd siin kevadel kõiki asju ära, täiesti vabalt Ramoni käest saab, kui teil on näiteks projektide kirjutamise võimalus siin vallavalitsustele ka kevadel, kirjutage see näiteks kuskile sisse, ostke Ramoni käest pedalid ka ja saate oma ürituse teha ka septembris ära või oktoobris, kuidas teile parasjagu sobib, et ei ole üldse sellega probleemi. Nii, nüüd, mida meie tegime 2004 aastal? Tegelikult rääkisin poole asjast juba ära. Võttis osa kogu Kiili lasteaed, see oli üle 200 lapse, tegelikult isegi rohkem,
me peaaegu et jõudsime 400 lapseni, siis me tegime 2 majas. Kiili lasteaed on üks Eesti suurimaid lasteaedu. Ja siin on näha siis need rühmas ehitatud mudelid, mis me panime juba siis sinna suurde saali ja mõned üksikud siis juba see valmis ehitatud siis oma mudelid seal vahel ja on näha ka siin juba siis seda lasteaia põrandat, kuhu on siis toodud neid väga-väga palju legoklotse. Kui ei ole väga-väga palju legoklotse, siis piisab ka tegelikult sellest, et nad rühmas teevad ja teevad ka rühmas selle näituse, ka see on täiesti okei. Tehakse mingisugune lastevanematega seoses, võite teha näiteks ka isapäeva ürituse selliselt kuidagi kombineeritult ka täitsa töötab või emade päeva ürituse ka täitsa töötab. Koos emadega tullakse kokku, ehitatakse mingisuguseid toredad losse ja muid asju seal. Andke ainult minna, mõelge fantaasia, laske lendu seal ise ka. Ja esiteks on siis see asi, et see ei tohi olla lapsele pinge. Nad peavad jääma siis lasteaetundidesse kuidagi sisse lõimituna, et kunstitunnis tehakse pilte, räägitakse ajaloost, eesti keeles me saame ka rääkida ajaloost, võib-olla kohalikust ajaloost, kui kellelgi on seal võimalik veel seda sisse lõimida. Liikumistundides võime teha mingisuguseid rüütlite võitlusi või mingisuguseid muid asju seal või noore rüütli treeningut näiteks, et ei tee võitlust, me teeme noore rüütli treeningut, sest noor rüütel pidi olema ju väga kiire, krapsakas, jooksma ühest kohast teise, viima sõnumeid, et vaat, kas me nüüd jaksame selle sõnumiga joosta ühest kohast teise, et ainult jälle fantaasia piirab. Mõelge välja, kuidas te saate seda näiteks tehagi kas või ühe päeva lasteaias, kus terve lasteaed on kaasatud siis näiteks üks ajaloolise teemaga käsitlusse. Ja loomulikult, eks ole, meil on tiputants ja patsu löömine ja ongi, et kui te neid medaleid ei saa sealt Karamoni käest, ei ole selle jaoks no tühja sellega, patsu lööme ikka, kiidame kõiki ja kas äkki õnnestub siis mingisuguseid muid auhinna variante saada, et äkki kuskilt saate šokolaadimedaleid pisikseid või midagi muud sellist, et ka see on täiesti okei. Discovery komplektiga tulevad kaasa 6 klotsi minutite võimalust pakkuvad klotsid. See on üks omaette teema ja omaette maailm, kuhu ma ka natuke nüüd süüvin. Et kaasas on siis sellised 6 erinevaid klotsi, mis moodustavad siis ühe komplekti, millega saab siis teha erinevaid peenmotoorika ülesandeid, erinevaid nuputamisülesandeid, erinevaid muid ägedaid ülesandeid ja nende kohta infot teavad kõige paremini nutivõlur ja 6 klotsi minutite eestvedaja Jana Kõvatu. Jana käis just nädal aega tagasi tuli tagasi ka Lõuna-Aafrikast, kus siis nende Six Bricks klotsidega, tal on nüüd ka teine tase selles koolituses, et saab teile tutvustada, tal on, kui te lähete selle 6 klotsi minutite Facebooki lehele, registreerite ennast sinna jälgijaks, siis ta varsti teeb ka tutvustuse selle kohta, mida ta seal kõik õppis ja mida ta nüüd juba teab ja seal nutivõluri lehel on ka olemas mõningaid ülesanded juba. Jana on andnud ka välja tegelikult raamatu nende 6 klotsi kohta, et saate ka seda juurde uurida, et tegelikult selles Discovery komplektis siis kas seal oli 4 komplekti või ka 4 komplekti minu arust oli igas klotsi selles kastis kaasas. Et siis, kui te tellite näiteks neid komplekte, võite arvestada näiteks sellega, et tellige nii, et teil on üks rühma täis ja saate pärast siis klotse kasutada ka rühmades igasuguste muude vahvate ürituste tegemiseks. Mina näiteks siin olen Kiili lasteale jaganud laiali, et nemad juba päris edukalt kasutavad neid siis ka oma lihtsalt rühmatöös. Nii, siis erinevaid kasulikke linke, hakkab varsti läbi ka saama see maraton siin. Panin inspiratsiooniks selle, igal aastal toon seda tegelikult välja, et lennunduse ajaloo näitel, et kui palju peab üks insener vaeva nägema ja tegema igasuguseid lollusi läbi selleks, et päriselt töötavat asja saada. Ja tegelikult siia võib ka juurde tuua näite ka sellest, et me ei pea jääma esialgse leiutuseni, et kui te isegi mõtlete ja leiate näiteks internetist teleka või siis näiteks telefoni ajaloo, et kuidas on telefon arenenud sellest Alexander Graham Belli 2 toruga kõrvaltuppa helistamise versioonist selleni, et meil tänapäeval on taskus mingisugune vidinas, millega saab kõike muud teha peale helistamiseks, siis see on tegelikult päris äge. Ja seda ka siis noortele just rõhutada, et leiutamine ei jää seisma siis, kui ongi asi valmis on, vaid leiutamine on tegelikult igikestev protsess, sest alati saab midagi paremaks teha. Lisaks lisasin siia juurde siis ka veel videosid, kus te saate vaadata siis hooaja tutvustavat videot ja Discover ja Explore'i tutvustavad videosid samamoodi. Ja nüüd, kui kellelgi on õnnetus, et ei ole enam mingisuguseid tükke klotse olemas oma põhikomplektis, et on puudu,
Spike'ist või videost siis mingid klotsid, siis see Bricklink on see koht, kuhu tasub pöörduda ja otsida sealt üles, mis puudu on ja tellida, et neid klotse tegelikkuses saab kätte küll ja ei pea sinna taha jääma, et komplekt on nüüd puulik ja mulle midagi ei tööta. Et on võimalus. Nii, nüüd, kus meil näitused toimuvad, hästi oluline, aga enne kui üldse näitusele registreerida saab, tuleb ennast teha Sports for the Mind EU kasutajaks ja sealt valida siis First Lego League Explore. Sinna tuleb luua kasutaja, kellel veel ei ole. Kui kasutaja nimi meelest ära läinud, siis Ramon aitab, kirjutage talle ja sinna panete kirja kõik oma meeskonnad. Kellel on vähem meeskondi, veab, kellel on rohkem meeskondi, siis võtke siukene teetass 3 tundi ja pange oma meeskonnad sinna kirja. Ja siis, kui meeskonnad on kirjas, saab hakata neid panema kirja siis erinevatele näitustele. Näitusel võib käia ühel, võib käia mitmel, kuidas viitsite tahate. Ja toimuvad siis üritused, kõige lähem on nüüd 26. aprillil Pääsküla koolis, seal on 2 vahetust ja Pääsküla koolis on siis ka vene keelt kõnevatele lastele tugi olemas, et nad võiksid küll esitada oma tööd eesti keeles, aga seal on alati võimalus ka neil siis pakkuda kõrvale üks venekeelne hindamise või see vahetused Pääskülas ja ka Kiili gümnaasiumis siis tegelikult noored esitavad oma tööd 2 korda, et ei ole ainult 1 korra. Ma ei tea, kas Võrus vist on ka, ma ei ole kindel, aga võib-olla on. Ja siis ongi, et Pääsküla, siis hakkab tulema väga tihedalt. Võru omad ja Tartu omad saavad minna näiteks Võrusse, Nutivõlurisse, Triinu teeb seal oma üritust ilust ja ka terve päev otsa sisustatud igasuguste muude tegevustega ka, võistlused ka. Siis Kiili gümnaasiumis, mul on valed kuupäevad, vabandust, ma ei ole siin muutnud, peaks olema 2. ja 3. mai ja siis ka kohe peale suurepäraseid maipühi ja Kiilis on meil samamoodi, et seal on meil 4 vahetust, on laupäeval 2, pühapäeval 2. Laupäeval toimub siis lisaks ka Kiili robootikapäev, kus toimub veel ka siis sumovõistlus ja igasugused muid asju, et näiteks kui keegi on seal 3. ja 4. klassiga tulemas ja tahab mõlemal üritusel osaleda, siis ta saab ka seda teha, et mul endal on seal vahvalt samamoodi meeskonnad, kes hommikupoole teevad ja siis Kiili robootikapäevas näiteks mäketõusu või sumo või mingisugust muud asja ja pärast õhtupoole siis teises vahetuses lähevad siis lisaks veel siis First Lego League'i näitusele ka ja teevad siis selle ka veel ära. Ja loomulikult Kiilis on veel meil siis see suurim Legolinn, suured Lego ehitusalad ja kõike muud möllu seal ka veel takka pihta, et teeme ka siukest, et oleks noortel midagi muud ka kõrval teha, et nad näeksid ka seda tulevikku, mis need ees ootab, et ei oleks ainult see, et teeme ja korraks ja kõik. Siis panin liiga kiiresti vabandust, mul jäi ütlemata, et tegelikult Kadrin on kohe varsti tulemas, et kellel on võimalus juba valmis ja tunneb, et tahab minna vaatama ja tegema, siis Kadrin on tegelikult 1. aprillil hoopis. Ja Tartu üritus toimub ka, kuupäevasid veel täpselt ei tea, loodetavasti Tartule saab rahastuse ja siis see peaks toimuma seal kuskil mai keskpaigas samamoodi, et arvatavasti peale VRO-d siis. Et toimub Tartu üritust hakkab pihta veel siis. Et need on need üritused, aga on väiksemaid üritusi toimub veel siin üle Eesti, et tasub silma peal hoida ja suuredusega Ramonil on info kõige parem, et kes kus teeb ja mismoodi. Ja Eesti lehekülg on siis see First Lego League.ee ja sealt võtke siis lahti see Explore'i osa just, sest seal on see asi olemas. Nii, nüüd ma korra näitan veel, võtan siit lahti, nii. Võtan siit lahti, mille? Võtame selle porgandi siit lahti, saate näha, mismoodi mul suuremad kraatuke asju teevad. Nii, firstlegoleague.ee lehekülg läheb välja selline ja meid pakuvad siis huvi need Discover ja Explore osad, et kui ma siit Explore'i nüüd lähen, infosüsteemi kaudu saan ma minna siis sellesse kohta, kus ma meeskondi registreerin ja käesolevasse hooaega minnes saama siis sellele lehele, kus on siis nii-öelda teaduse töövihik, meeskonna kohtumiste abimees. Varasemad aastad on siin ka olemas. Ja kui ma lähen nüüd infosüsteemi sisse, login siia, siis siit samamoodi ma valin välja siis selle Explore'i. Minu meeskondade alt on näha siis, et mul praegu pole ühtegi meeskonda, platse saab veel tellida mõningaid. Ramon, mingi viga on, katus nupp ära, ei võta meeskonna. Panen siia näiteks, näed, vale koht oli. Panen sisse palju ma tahan, kontakttelefon, pakisaaja, aadress, arvesaaja, see võib olla erinev, eks ole, kes tahab koolile või vallale arvet saada, saaja aadress, kas postiga või tulen ise järgi, saab kõik olla
ja siis siit minu meeskondade alt saan hakata ka meeskondi lisama, et siia panen näiteks sisse, et mul on näiteks Real 1 siin, on Robokaru, robootika kool, siin ma panen siia telefoninumbri mingisuguse, vabandust, mitte nii, ei oska numbrid panna, suhtluskeel on see on meeskonna suhtluskeel, salvestan siia ära, mulle tekib nüüd siis selle meeskonna ja nüüd siia alla ma saan panna siis meeskonna liikmete nimed, eesperekonna nimi, kas ta on õpilane, juhendaja või fänn. Fännina võite, kui teil on abistavaid lapsevanemaid siia panna näiteks, siis on oluline on sugu, et see kindlasti määrake ära ja sünnipäevaga on nüüd hea, kui te vähemalt aasta saaksid õigesti. Et siis me saame teha statistikat, et tühjasest kuupäevast, aga küsigi kas või lapse käes, et kui vanad on, arvutage välja, siis saate selle siia kirja. Ja nüüd, kui on vaja siis turniirile registreerida, siis siin on näete juba Kadrina olemas. Meeskond on 0, et kui ma tahan nüüd siis meeskonda siia panna, kuna ma ei saa siia registreerida, sest meeskonnal ei ole veel ühtegi liiget ja juhendajat, kui juhendajat tuleb kirja panna, siis ma siia registreerida ei saa, aga muidu ma saaksin siis panna siia kirja, et sellele turniirile tahan registreerida. Nii, on siis see ka olemas. Ja nüüd siit need jätan siis issa, kuidas ma share imise nüüd lõpetada saan, ma ei oska. Täitsa lõpp. Mis ma vajutama pean? Mis sa mõtled? Kuidas ma saan panna share imise ära lõpetada? Stop share, punane nupp. Nii, kõik. No, okei, väga hea. Siis nüüd ma tahan, minu ekraani on loodetavasti näha, mind on näha, et ma saan teile näidata siis seda eksisteerivat mudelit siin natuke, et näete, et ta selline on. Siin näete, on siis see augud sees. Nende aukude jaoks tehakse selline pulk ja neid siis saab õiges järjekorras näiteks siin see sahtel tuleb ilusti välja, siin on mingisugune asi sees, aga näiteks siin külje peal olev sahtel kohe välja ei tule. Selle jaoks tuleb teha õiges järjekorras, et kõigepealt ma siis tõmban siit külje pealt selle sahtli välja ja siis tuleb mul siit poolt ka välja, et siin on keegi siukse toreda asja siia sisse pannud. Vot. Kusjuures ma näen praegu Anne on väga ägedalt riides, kusjuures see on väga täpselt see, millega tulebki minna sinna näitusele ka noortega koos, et õpetajad on Eesti lubatud, et nad oleksid ägedalt riides. Nüüd siin tegelikuses mudelis on siin taga ka veel siis üks hammasatas, millega hakkab süsteem tööle. Siia külge saab panna siis mootori, aga siin kõrval ta jääb natuke selle mootori kinnituse taha, mootori kinnitus ise on selline, siia on kontrolleri koht juba ka ära pandud, et siin taga tegelikuses on üks jälle nagu võtmekoht ja kui ma seda nüüd keeran, siis vaadake, mis selle mudeliga juhtub, see mudel läheb katki. Ma ei jaksa keerata. Noh, issand, ma ei jaksa keerata. Oodake. Nii, kuskil on kinni jäänud. Ühesõnaga, see mudel laguneb ära, kui teda keerata. Siit tulevad pealt ära need kaks asja, laguneb laiali siin ees olev sein, tuleb niimoodi lahti ja see kõik siit, nii on nüüd vist näha, et kõik see nüüd avanes ja siis on siit näha keskelt üks veskikivi, mis siit ringi käima hakkab selle mudeliga ja siin on siis tegelikult peaks nagu arheoloogid avastama siis selle maapinna kihtide alt ühe siukse köögi või siukse maja vundamendi laadse asja, et vot siin on nüüd kunagi inimesed elanud ja siin nad on siis midagi teinud. Pluss on siis niisugune auto ka, mis on siis mõeldud kuidagi ka liikumiseks, et sellega vist peaks saama käsitsi lükata. Aga endiselt ma ütlen seda, et noored kindlasti suudavad leida mingisuguseid ägedamaid asju, mida teha, et ärge motoriseerige, kui nad teevad midagi ägedat. Seda mudelit ei pea motoriseerida nende enda tehtud asju. Ja siin on siis need lasteaia asjad. Lasteaia tööl on siis niimoodi, et on kilekotides selles suures karbis ja lasteaia tööl on siis kaasas sellised juhendid ja saavad nad siis teha niimoodi kambas. Ja muuseas hoiatan kohe ära, et kui me siiamaani oleme teinud siukseid, mis tal on, heal juhul 50 lehekülge
mudeleid, siis sellel aastal selle mudeli kokkupanemiseks on üle 120 lehekülje juhendit ühes suures raamatus. Nii et see võtab päris palju aega. Et sellega tuleb arvestada. Palju on põnevaid vidinaid, igasuguseid haamreid, kolmharke ja muud asja. Isegi kits on kaasas seekord. Nii et on noortel piisavalt igasuguseid avastamisi seal küll ja veel. Nii, vaata nüüd chatis. Ahah, siin on uusi. Küsimus nüüd, kas on mingisuguseid küsimusi? Mina pakuks seda, et kui koolisööklaga on head läbisaamised, siis hästi hea on õunakast. Ja su õunakast ei paista küll välja, kuna sa praegu sul on taust häkustatud. Sa oled liiga kaugel selleks. Aga jah, et õunakast ka, õunakast on madal, et siis ei saa need üksteise otsa panna, aga banaanikast on see, et sa saad üksteise otsa laduda. Kõrgema ehituse panevad pikali. Ja vaata, kuna on bussi alla vaja väga palju panna, siis lihtsalt ongi selles mõttes piirangud pluss see, et klassis on ka hea hoiustada, laduda neid üksteise peale. Klassi nurgas võtavad vähem ruumi, et selline põrandamine kokkuhoiu võimalus. Sest uutele kindlasti jah, ongi see, et te peate leidma klassis selle koha, kus neid asju hoida või kuskil lähedal, sest muidu te tassite nagu kasspoegi need ühest kohast teise. Et see ei ole eriti mugav, et kuskile kapi otsa vastu õpetajad on ikkagi nõus sellega, et 3 nädalat seisavad mingid banaanikastid kuskil kapi otsas ja teil on kenasti meeskonna kaupaga eraldatud need asjad, et ei lähe ka omavahel meeskonnad sassi, sest et kõige raskem ongi pärast see, et minul oli siukene asi, aga kus see nüüd on ja miks ta kadunud on ja appi ja igavene häda. Kasti külje peale et kui kellelgi on vaja kaugele võistleva minemise või näitusele minemise kompetentsi, siis seda oskab Velle väga hästi, sest tema käib Tammsalust Tartusse. Jah, et kasti külje peale ja kasti otsa peale mõlemale poole nimed, et siis ei sõltu sellest, kuidapidi sa seda virna pead laduma ja väga lihtne ja see kasti ots on selles mõttes mugav, et kas aitavad lapsevanemad või saavad ka lapsed ise selle tassimisega sellises variandis täitsa hakkama. Just. Ja see ladustamise pool on nagu hästi-hästi oluline, et vaadake, et te saate nad panna võimalusel üksteise otsad, siis te võtab teil vähem ruumi. Nii, veel küsimusi? Mul küsimusi ei ole, mul on lihtsalt mõned tähelepanekud. Nii. Number 1, Irma peaks olema meiega siin. Et kas ma saan õigesti ja mäletan õigesti, et Irma oli üks esimesi, kes FLL Explore'i tolleaegse juunioriga üldse liitus. Nii et tema peaks olema kõige suurem veteran meie tiimis. Ja, olen. Nii et minu poolt kohe aplaus selle koha pealt, et Irma Ellis ka juba eelmine aasta ütles, et kuule, ma ei tea, ma ikka vist teen see aasta ka ja see aasta ka, et kuule, ma ei tea, ma vist teen ikka see aasta ka, et selle koha pealt on päris äge, et me mäletame kunagi äkki selle võis olla vist tiigrihüppega, jagasime neid viidu ühtesi välja ja isegi läpaka või? Ja, me saime ka. Ja, et Irma oli üks esimesi. Neid ei olnud palju seal, ma mäletan äkki mingi maksimum 15 erinevat asutustega. Aga see oli päris lahe. Nii et aitäh, et sa ikka meiega oled. Aitäh. Siis võib-olla Liia, sa mainisid, võib-olla ma ei mäleta, aga neid plakati põhjanäiteid, et ma tean, et erinevad need pakendikeskused, et seal müüakse ka neid suuri pappe ja samamoodi võib-olla mingi vanast teleka või selles mõttes teleka mingisugusest karbist lõigata selle välja, et see nagu ja sinna peale siis oma plakatit panna. Miks ta hea on see, et kui meil ei ole nagu seina, mille peale plakatit võib-olla panna või mõnikord pannakse ka laua ette nagu selle teibiga. Aga seal oli see hea näide, seal oli tõrukesed, et see oli ei olnud vist Irma tiim, aga tõrukesed oli üks teine, kus oli see plakat pannud selle suure papi peale, et see on ka päris hea variant. Tegelikult see banaanikast, kui paned otsa peale seisma, siis ka selle külge saab panna laua selle, et ka see on niisugune taust, mis aitab toetada. Pluss ma tean, et teatud trükikojad annavad välja ka oma paberijäägirulle, ehk siis sealt võib saada niisugust väga tugevat, väga kõva paberit, siin küll saab ainult nende vildikatega peale teha ja see natuke läheb laiali võib-olla mõnikord.
vaatamiskvaliteediga, aga ütleme, et seal siis sellised suured, sõna otseses mõttes see nii-öelda paberirull, mis tuleb nii-öelda A0-ist A0 lõigatakse põhimõtteliselt sellest, aga ta on nagu pikalt niimoodi 30 meetrit korraga. Jah, siis mul on siin märge, et erinevad arheoloogiamuuseumid on ka olemas, minu arust Tartus peaks olema arheoloogiamuuseume, et täitsa neid külastada, see on ka nagu päris äge ja meil on Tartu Ülikoolil endal peaks olema veel mingisugune eraldi muuseum. Ja sellesama plakati koha pealt ei ole väga palju praktiseerinud, aga põhimõtteliselt ka vanad roll-up'id, mille lahti võtta ja sinna peale võib-olla kuidagi kinni panna need oma asjad, et on ka lihtne tegelikult lahti tõmmata, asjad peale kleepida, on see plakat olemas, mis seisab su selja taga siis. Võib-olla, mis Liia mainis ka, võib-olla mitte, aga see Discover on siis sellel aastal on viimast korda. Järgmine aasta üldse enam Discover komplekte tellida ei saa, et läheb üldse Lego Educationi portfooliost välja kõik tuplaklotsid. Et see aasta on viimane ja kui keegi tahab, siis meil peaks laos olema veel äkki minu arust mingi 5 komplekti selle aasta oma ja tegelikult peaks olema mingisugune osa ka eelnevate aastate omi, et kui keegi tahab neid kuut klotsi sealt saada või mingit osa neist kuutest klotsidest, siis tegelikult neid võib-olla mõistlik isegi otse Discover komplektiga osta. Aga noh, iseenesest kas just tuppadega midagi teha on peale lasteaia? On küll, need peavad panna mäe sisse, nad lähevad omavahel kokku. Selge, siis ma tean, kellel on maha müüne, Liiale kõik. Jaa. Muid tähelepanekuid mul vist ei olnud, et välja arvatud see, et kui me siin Vellega korra kõrval taustal arutasime, et siis Tartu näitused võiks teha seal kuskil 23. mai ja 24. mai kandis. Et võib-olla sihuke, ütleme mai lõpus. Nii, läksin korra ära näite, tuplaplaat, Lego klots, panen siia peale, lähevad omavahel kokku. Ja alguses tegelikult ma natukene hiljaks võib-olla selle salvestamisega ja Liia pani suure hurraaga minema, aga võib-olla mõni küsib, et miks Liia üldse siin asju räägib, siis tegelikult Liia, ma tahtsin teha suure kummarduse ja aplausi, et sa enda peale jälle võitsid selle ja ma pean tegelikult tunnistama, et see aasta sa kuidagi rääkisid veel eriti hästi, eriti just selle uue teemaga seoses. Nii et ole näha, et sa oled ikkagi meile üks kõige hullemaid juhendajaid, kes aitab ka mind ja kohe näed, sul on 110+ meeskond äkki või? Kogu Robokada. Nii palju ei ole, ikka 100 ringis ma tellin neid ikka. Ei, kurat, ma ei tea, minu arust oli see üle sotti jah, et see on nagu päris hull. Et võib-olla Liia on siis kõige parem inimene sellest ka rääkima, eriti oma kogemustest, et ma olen see inimene, kes teeb hommikul uksed lahti ja palju õnne, tulge pange näitust püsti, siis Liia on see, kes ullik peab selle banaanikastidega sõitma ja politsei käest noomitada saama. Et selle koha pealt aitäh sulle, Liia. No ma usun sellesse, mida me teeme, nii et selles mõttes on kõik väga hästi. Just. Ja tegelikult ma vist peaks panema teie nende ürituste info ka kodulehel üles või ütleme kodulehel ja siis pluss ka sinna Sport for the Mindi, aga ma tean, et seda ei saa vist päris veel avada, et pigem käib niimoodi, et kõigepealt korraldaja enda meeskonnad ja siis pärast need, kui ruumi üle jääb, siis teised ka. On nii? Nii et või kui ei ole varsti ei olnud üleval, siis võib mulle meelde tuletada. Väga. Ja Anne, väga lahe, väga lahe Super Mario. Super. Et tegelikult, Anne, selles mõttes sa oled täiesti õiges vaibis, sest ma tean, et kui me minna välisvõistlustele, siis seal on kõik hindajad, kohtunikud on sellises vähemalt mingi erilise mütsiga ja ma täiesti julgustan seda, et ka õpilastele, kui te lähete juhendajana sinna võistlusele, teate, kui ägedad nad muutuvad kohe elavaks. Õpetaja, miks sa siukene oled, miks sa nii teed? Ja see on omaette siukene huvitav ja vahva vaib, mis neid nagu ka omakorda innustab, et näed sa, on midagi teistmoodi oodata jälle. Ja tegelikult siia juurde kohe mainida ka, et väga palju erinevaid tiime tegelikult tuleb ka oma kas või lasteaia särgi või oma selle tiimi särgiga. Mõnede jaoks on see ülitähtis, nad teevad ka omal selle eraldi selle hooaja särgi ja siis nad saavad võrrelda ja vaadata, mis eelmine aasta oli ja see aasta. Väga paljud tiimid teevad oma logo ja siis paneb selle särgi peale. Et siin on ka see koht, kus ei pea juhendaja üksi nagu mõtlema, vaid räägibki läbi oma noortega, olgu siis lasteaed või algkool ja tegelikult juhendaja või need lapsevanemad tulevad väga tihti appi ja ise leiavad ka finantsi, et kuule, et miks mitte teeme, et jumal lahe. Et see on ka sihuke alati, just selle lastevanemate kaasamine on sihuke ülitähtis, sest muidu on ka see, et uksest sisse, midagi tegid, ma ei tea.
aga siis on näha, tulevad nagu kaasa, sa näed nende silmides seda tegelikult uhkust, et oh sa raks, minu laps teeb sihukest asja, käib sihukesel üritusel, et ülilahene. Et neid asju kõvasti kindlasti julgustada. nii on. Ja Seiu ütleb ka, et ühesõnaga 23 kuupäeva on parem, et siis ta saab rahulikult jooksma minna. Seiu, sa võid nii kaua ümber maja ka joosta meil seal Ahhaas, kui me üritust teeme. nii. ja sind, Anne, ei olnud kuulda tõesti. et, et ma vaatan, ma võin panna sulle unmute'i, sa võid korra uuesti proovida. et nii, nüüd äkki. Mute itud ei ole, aga ma ei kuule sind jah kahjuks. mis seal ikka, võid kirjutada julgelt, ma võin kõvasti, kõva häälega edasi rääkida. jah. tegelikult tead, Ramo, me võime selle siin välja ka hõigata, et kui kellelgi on kuskil mõni tore firma või muu Tegelinski, kes on nõus toetama erinevaid kohalikke üritusi, kellele saab minna ja rääkida, et teate, me tahaks niisugust asja teha ja meil oleks natuke raha vaja, siis alati võib anna Ramolile teada ja me võtame kõik niisugused pakkumised vastu, kes pakub torti, kes pakub nänni, kes pakub rahastust tordile, kes pakub niisama rahastust. Väga-väga oodatud on sellised asjad, sellepärast et ürituste korraldamine on päris keeruline, on hea, kui kohalik omavalitsus seda toetab. Hinnaga, et mõni käib pärast ja teeb sedasama lasteaia legopäeva tasuta ja koolis ka veel legopäeva tasuta ja kõike muid asju tasuta, eks ole. Aga kõigil seda õnne ja rõõmu ei ole ja seetõttu siis ongi see, et kui on kuskil kellelgi, olgu või see kuskil, ma ei tea, Taga-Võrumaal mingi väikene firma, kes on nõus toetama, et vot meie lapsed tahavad ka torti saada ja siis et tulevad 200, 500 või 1000 eurot, et nad lapsed saaksid seal võistlusel selle tordi, siis alati võib Ramoniga rääkima. jah, või kellegi vanaisa on hull rikkur, et raha ei oska kuhugi panna ja köögikapp enam ei mahu neile kinni, et siis alati võib meile teada anda. Plakat ei koosne erinevast kolmest, aga ta võib koosneda, kuidas parasjagu meeskond tahab. Et ongi, rakendage fantaasiat. Vist praegu ei ole siin ühtegi flaierit, oodake. Nii, on. See ongi suuremate näide, aga võib teha ka selliselt, et meeskond teeb näiteks ühe lehekülje, kus on ainult nende, siin on nende küll projektist, eks ole, oota, kus ma näitan siia, projektist mingisugused asjad, eks ole, on üks lehekülg, kus nad räägivad iseendast, siis on üks lehekülg, kus nad räägivad robotist ja need on kõik 3 tükki erinevad ja näiteks üksteise peale pandud ja seal lappade kui raamatud kuidagi seda seal, et igasugused ideed, mis noortel tulevad ägedad, et me tahame oma meeskonda niimoodi esitleda. Jumala eest lasku käia. Kui mõni meeskond jõuab selline, aga me teeme etenduse, laske käia, kes tahab laulda, laulge, mitte mingisugust probleemi ei ole. Ja, aga ma arvan, siin on õige aeg vist äkki kokku tõmmata ja kui kellelgi on küsimusi, siis võite alati kirjutada mulle ja Liiale või ka Vellele või ka Leelole või ka teistele ägedatele või võtta, et üldse, mis firmal viga on, et nii kaua meiega on, et siis võite alati kirjutada. Väga mõnus. Ja suur tänu veel kord, Liia, et see, jah, super esitus. Aitäh. Aitäh.